Ma ei tea, kuidas sinuga, aga mina olen kogenud ja kohanud oma elus väga palju rahulolematust. Ennekõike iseendas. Aga ma näen seda tihti ka oma sõpradest, kes ütlevad, et nende elukaaslane toriseb palju. Nüüd suur osa inimestest elab pideva, taustal oleva rahulolematuse tundega, mida nad tihti isegi ei teadvusta. Nad torisevad, on justkui pahurad, sest tundub nagu mingi asi nende elus ei vasta ootustele. Vahel on see ilm, vahel raha, vahel suhe või see, et laps sööb kodus midagi ja laud on purune. Ühtepidi need inimesed saavad hakkama. Nad toimivad, nad elavad oma elu ja ometi on kuskil sees tunne, et midagi on kogu aeg natuke valesti. Need uuringud näitavad, et krooniline rahulolematus vähendab ühtepidi stressi taluvust ja teistpidi suurendab inimese reaktiivsust pingelistes olukordades. Ehk rahulolematus loob rohkem rahulolematust. Ma näen oma koolitustel selgelt, et kui rahulolematuse olemasolu ei teadvustata, siis see ei kao niisama ära. Ja enamik ei teadvusta seda. Aga kuna see on olemas, siis see liigub lihtsalt juhtide selja taga toimuvatesse vestlustesse, kus nad hakkavad mõjutama kultuuri, koostööd ja ka tulemusi. Kuid mis siis, kui rahulolematus ei ole lihtsalt torin, vaid see on tegelikult midagi palju enamat? Mis siis, kui rahulolematus on miski, mis otsib tänaste teemade taustal justkui väljendust, aga on hoopis minevikus kehasse talletunud emotsioonide kogum, mida inimene pole kunagi lõpuni kogenud. Nüüd see küsimus on mind pikalt kummitanud. Ja vastus ei tulnud raamatutest ega teooriatest, vaid hoopis selle aasta jõuludel minu 4-aastaselt sugulaselt. Minu väike sugulane Anna oli jõuluvana tulekust ja potentsiaalsetest kingituste saamisest nagu tohutult elevil. Esimene kingitus oligi kohe Annale. Annale, nagu paljudele väikestele lastele, meeldib olla tähelepanu keskpunktis. Ja seda jõulud ideaalselt võimaldavad. Paki lunastamiseks tuleb laulda või tantsida, mida väike Anna suurima rõõmuga ka tegi. Anna pihta, tiliseb aisakell ja kõik ümberringi vaatavad teda imetusega. Tähelepanu keskpunktis, nad plaksutavad, jõuluvan on täiega rahul, kingitusel on särav pakend, kõik kulgeb täiuslikult. Anna võtab kingituse ja asub seda ülima entusiasmiga avama. Ta tahab, et kõik tema ümber peatuksid ja elaksid seda erilist hetke, kui ta kingitust avab temaga läbi temas tempos. Kuid jõuluvana jätkab ja võtab kotist välja uue paki. Papa Toomas. Kuna Anna jaoks on ülimalt oluline anda ise iga pakk luuletuse või laulu vastu järgmisele inimesele edasi, siis peab ta oma enda kingipaki avamise pooleli jätma ja nüüd ta tormab seda pakki võtma jõuluvanalt ja andma seda vanaisale. Vanaisa loeb rõõmsalt luuletuse, Anna annab vanaisale tema paki ja jookseb siis oma pooleli avatud kingituse juurde tagasi. Kuid jõuluvana võtab kotist välja juba järgmise kingituse, mis on samuti Annale. Ma märkan, kuidas väike Anna hakkab pisut üle kuumenema. Ta hüppab küll vaimustusega püsti, kuid temas on konflikt. Esimese paki avamine on veel pooleli. Ja tarbib taustal olevat mälumahtu. Sellele nüüd lisandub uue paki saamise elevus, kuid seda saadab ka rahutus, sest eelmine pakk on siiski veel avamata. Samas on soov saada inimeste jätkuvat tähelepanu, kuid ka vajadus, mida ta ei oska veel väljendada. Oodake pisut, ma vajan rohkem aega. Seda aega aga ei ole. Sest jõuluvanale ju peab nüüd kohe esinema. Anna laulab uuesti. Tiliseb aisakell, kuid teeb seda kuidagi rutakalt ja pisut kärsitult. Kõik muidugi ümberringi jälle palaksutavad, Anna võtab uue paki ja kiirustab tagasi põrandale, kus ta hakkab seda suure hooga lahti rebima. Nüüd jõuluvana aga võtab samal ajal kotist juba uue kingituse ja ütleb Alar. Nüüd kuna väiksele Annale on ülioluline, nagu ma ütlesin, anda igale inimesele, sealhulgas mulle tema pakk, siis peab ta taas jätma oma paki avamise pooleli, nüüd 2 paki avamise ja pahameel selgelt kasvab. Kõik toimub korraga, liiga kiiresti ja liiga palju. Nüüd
Anna ei saa samaaegselt avada uut pakki, nautida eelmise kingituse sisu, näha teiste etteasteid ja anda mulle minu kingitust. Ja nõnda see kõik jätkub järgmised 10 minutit, kuni ühel hetkel on paki lunastamise hetk tema emal Katrinil. Katrin hakkab laulma vana regilaulu, kuid Anna tahab, et kõik vaataksid hoopis tema uut pipi nukku. Kuna inimeste tähelepanu on hoopis tema emal, hakkab Anna kõva häälega ema laulu ajal rääkima, mille tulemusena juhtub miski, mida Anna ei ole ilmselt oma elus veel kunagi kogenud. Osad inimesed ruumis hakkavad tegema pahasel ja kulmu kortsutades viisil tasa Anna. Annale, ma vaatan, see aga üldse ei meeldi. Ja kuna ema jätkab laulu ja keegi Anna juttu ei kuula, lööb ta ema justkui muu seas mööda minnes vastu suud. On täiesti selge, et väike Anna on solvunud ja tunneb valu, mida ta ei oska lihtsalt teistmoodi väljendada. Ilmselt on tõde see, et Anna vajaks väga, et kõik aeglustuks, et tema saaks dikteerida, kui kaua kulub aega ühe paki avamisele ja millal võib jõuluvana kotist võtta välja uue. Aga ta ei oska seda küsida ja ta ei saa seda aega ja keegi ei märka seda. Ja ta peab oma olemuse alla suruma, sest ta ei taha kuulda ega tunda manitsevat Anna tasa. Aga midagi ei saa alla suruda ilma tagajärgedeta. Paha meel, nagu iga teinegi tunne, mida me ei koge lõpuni, talletub kehasse, ka Anna kehasse. Ema lõpetab laulu ja õhtu läheb edasi. Kuid tunne võib-olla jääb. Ja siit tulebki mul mõte, et eestlaste pahameel ei ole iseloomuviga. Ma arvan, et see on hoopis märk sellest, et eestlased on oma elus kogenud liiga palju hetki, kust on neil nagu Annalgi olnud palju tundeid, mille peal on öeldud tasa, ära sega, ole vait või midagi muud sellist. Algul ütlesid seda sugulased, siis ütlesid seda õpetajad ja siis elukaaslased. Ja enamik ajast teeb seda nende inimeste kumulatiivne hääl inimese enda peas. Absoluutselt kõikide inimeste elu on pidevalt täis hetki, kus nad peavad oma autentset väljendust alla suruma, sest selleks pole kas sobivat aega või siis konteksti. Ära sega. Minu kogemuses näitab, et kui ma õhtuti meditatsioonipadjale istun, ei ole pahameele, trotsi ja pettumuse tunded, mis päeval tekkisid kunagi kuhugi kadunud. Nad tõusevad tavaliselt koheselt teadvusesse. Kõik elus ja päevas intensiivselt kogetu, mida ma pole jõudnud selle tekkimise hetkel läbi tunda, ootab vaikselt, kuid nõudvalt oma tähelepanu. Ma hakkasin oma tundeid teadlikult kogema alles 30 eluaastate alguses. Ja ma tagantjärele mõistan, et see ei olnud eneseavastus, vaid selguse taastamine. Võime eristada, mis mõjutab minu otsuseid ja mis mitte. Oma 10 aktiivse meditatsiooni aasta jooksul olen silmad kinni istudes kogenud 100 tunde, trotsi, rahulolematust ja pahameelt. Enamasti on need ainult tunded, millel ei ole konkreetseid mälestusi. Need on lihtsalt tunded. Veel mõni aasta tagasi, kui minu sees pulbitsev rahulolematuse laegas tundus lõputu, ei mõistnud ma, kuidas saab ühe inimese sees olla nii palju pahameelt. Nüüd ma tean aga, et üheks trauma tekkimise eelduseks on nii-öelda kogemus, mille kohta on inglise keeldes öeldud too much, too soon, too fast. Ja jõulud Annaga õpetasid mulle, kui kergesti saab tekkida süütu trauma. Kõikide inimeste elu on täis tuhandeid sarnaseid süütuid hetki, kus me ei saanud oma tunnetega olla autentsed, sest korraga juhtus lihtsalt kõike liiga palju ja liiga kiiresti. Nüüd osadel inimestel kindlasti ekstreemsemas vormis ja rohkem kui teistel, aga selliseid süütuid jõuluvana hetki on enamikel täiskasvanutel elu jooksul akumuleerunud pigem väga palju. Ja siit ka osaliselt sinu ja minu ja sinu ümber olevate inimeste torin, pahameel, endasse tõmbumine, närvilisus, ärritumine, trots ja üleüldine pessimism, mille päästikuks on igapäev olmega kaasnev stress. Nüüd, probleem ei ole
pahurad inimesed. Probleem on kultuur, kus tempo on liiga kiire, tähelepanu hüplik ja siis autentsetel tunnetel ei ole ruumi. Pahurad eestlased meie ümber on inimesed, kelle eludes on kriitilistel hetkedel olnud liiga palju, mida tunda ja liiga vähe armastavat toetust, et julgelda neid tundeid tunda. See, mida me ei saanud omal ajal tunda, leiab alati viisi, kuidas end hiljem meelde tuletada. Nüüd enamik rahulolematusest, mis meie sees on, ei küsi lahendust, vaid ta küsib aega ja tähelepanu. Paha meel ei ole sina. Õnneks on võimalik iseendasse kogunenud pahameelele tähelepanu ja armastust õppida pakkuma ka aastaid pärast enda originaalsünduste toimumist. Kui sisemine pinge jääb teadvustamata, ei muutu näiteks koostöö meeskondades inimlikumaks. See muutub aeglasemaks, reaktiivsemaks ja killustunumaks. See meeskond võib olla ka perekond, suhe, paar. Nüüd oluline õppetund, mis sellel teekonnal aitab, on mõistmine, et sinul on paha meel, aga sina ei ole sinu paha meel. Sa oled inimene, kes kogeb paha meelt, mitte pahane inimene. Kui sa oled juht või tiimiliige, ettevõtja või elukaaslane ja see teema sind kõnetas, siis tasub seda võtta, ma arvan, tõsiselt, sest rahulolematus ei kao seda ignoreerides. See hakkab mõjutama otsuseid, suhteid ja seeläbi sinu tulevikku ja tulevikusuhteid või nende puudumist. Kui sa tahad mõista, kuidas emotsioonid ja otsustusvõime päriselt seotud on, siis minu kodulehelt saad kohe praegu, kui sa tahad, tasuta alla laadida audioraamatu ja e-raamatu Ratsionaalne emotsionaalsus, mis kogu seda teemat väga põhjalikult lahkab. Lihtsalt leia menüüst raamat alarojastu.com. Ja kui tahad õppida, kuidas emotsioonid mõjutavad igapäevast elu ja valikuid, sa leiad mind ka Instagramist või üldse erinevatest sotsiaalmeediakanalitest, kus ma jagan pisut erinevat sisu, kuid igal juhul ma jagan igal pool mõtteid, mis aitavad pinge sees paremaid otsuseid teha ja elada inimesena iseendaga oluliselt suuremas kooskõlas. Ma täiega tänan, et sa kuulasid, kaasa mõtlesid ja aitäh, et sa valid olla inimene, kes ei jää rahulolematuse sisse kinni, vaid võtad vastutuse seal, kus paljud teised palli maha kukutavad. See ongi liidrite tunnus. Aitäh sulle!